Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada ise mootorpaati. Siin laual on erinevaid vahendeid selleks, et ehitada paadikere, mis siis peab vees ujuma, ning ka erinevaid jõuallikaid, nii elektrilisi kui mehaanilisi. Et aega kokku hoida, olen eelnevalt juba valmis ehitanud paadikere. See on tükk vahtplasti, mis on lihtsalt ühest otsast ümaraks lõigatud. Paadi jõuallikaks võiksin ehitada näiteks sõukruvi puidust või siis kasutada mõnda laual olevat elektrilist vahendit. Kasutan selleks auto klaasipesuvedeliku pumpa. See on selline seade, mis tõmbab alt vedeliku sisse ning saadab selle suure hooga külje pealt välja. Antud hetkel tagaks see külje pealt välja paisatav vedelik meile reaktiivjõu ning see paat peaks töötama samamoodi, nagu töötavad veeskuutrid, ehk siis ka neil suunatakse tugev veejuga tagant välja. Et mootor siia fikseerida, lõikan esmalt kere sisse mootori jaoks augu. Ja mootori kinnitus kere külge saab olema väga lihtne. Tavalise mehaanilise istuga, ehk siis see mootor on kere sisse surutud. Ja see püsib siin edukalt paigal. Nüüd pole teha muud, kui kinnitada siia laeva peale poole ka patareiblokk. Patareidel on juhtmed juba ühendatud ning siin nüüd tuleb jälgida, et mootori pluss ja miinus oleks õigesti ühendatud. Must juhe on miinus, see läheb mootori miinusklemmile ning kui ühendan ära ka mootori plussklemmi, hakkab mootor tööle. Hetkel ei ole seda veel vaja, sest lõplik ühendamise teen ära alles siis, kui laev on ujuma pandud ning valmis sõitma. Patareibloki kinnitan laeva kere külge kahepoolse teibiga. Ning enne kui ma selle patareibloki siia kinni panen, tuleb valida ka sellele sobiv asukoht. Otse loomulikult peab patarei olema võimalikult madalal, sest muidu võib see laev minna lihtsalt uppi, kuid sõltuvalt sellest, kas patareiblokk on liigutatud pigem laeva vööri või ahtri suunas, muutub ka laeva kaalujaotus. Ja me soovime, et see laev istuks pigem otse vees, seega leian sellise koha, kus käe järgi tundub laev olevat otse ning tasakaalus, kui seda keskelt hoida. See on umbes selline koht. Ja kinnitan patareibloki laeva külge. Üleliigse juhtme saan kerida näiteks patareibloki enda ümber. Ning elektriline kiirkaater ongi võidusõiduks valmis. Nüüd tuleb see panna rajale ning vaadata, milleks see paat võimeline on. Siin see on. 6 meetrit vaba vett ootab, et me oma paadi tippkiirust katsetaks. Nüüd ei ole üle muud, kui ühendame patarei ning paneme paadi sõitma. Ja näeme, et kõik toimub nii, nagu pidi. Paat liigub igati mõistliku kiirusega, on tasakaalus ja sõidab edukalt mööda rada. Ja täpselt nii lihtne ongi ise mootorpaati ehitada.